Liigume edasi teise kongi, mille sisu kannab pealkirja. Mille eest paragrahv 58? Teise kongi kitsas ukseava on mööda koridori esimesest pea 2 meetri kaugusel. Seistes teises kongis ukseava poole seljaga jääb sinust vasakule infotahvel. Paremal ja ruumi otsaseinas on A4 formaadis paberitest kõrged virnad. Vasakul seinal on paragrahv 58 koos alapunktidega. Paremal seinal paberivirnade kohal on 3 fotodega infotahvlit. Ruumi sissejuhatav tekst ütleb järgmist. Nagu paljud diktatuurirežiimid, varjas ka Nõukogude Liit oma kuritegusid seaduslikkuse maski taha. Riigivõimu reaalsete või kujuteldavate vastaste süüdimõistmiseks oli NSV Liidu kriminaalkoodeksis mitu paragrahvi. Neist kurikuulsem ja enim kasutatud oli paragrahv 58. Mahutamaks mis tahes Nõukogude režiimi suhtes kriitilist tegevust relvastatud ülestõusust kuni poliitilise anekdoodi rääkimiseni. Karistatav oli Nõukogude vastane propaganda, kuid propaganda mõiste oli seadustes pikemalt defineerimata ning võis hõlmata iga halvustavat või ka lihtsalt kriitilisemat sõna Nõukogude Liidu kohta. Niisamuti oli kuriteguga oma sõbra või pereliikme peale kaebamata jätmine. Paragrahv 58 ohvrite saatus ei olnud kerge. Üldjuhul ootas neid aastate pikkune vangistus sunnitöölaagris, kus poliitilistesse vangidesse suhtuti halvemini kui nii-öelda tavalistesse kurjategijatesse. Vasakul seinal on paragrahv 58 väljavõtted. Näiteks. Paragrahv 58 lõige 9. Kontrrevolutsioonilisel sihil raud- või muude teede ja liiklusvahendite, rahvasidevahendite, veejuhtmete, ühiskondlike ladude või muude seadeliste või riikliku või ühiskondliku vara purustamine või rikkumine plahvatusega, süütamisega või muul viisil toob kaasa sotsiaalse kaitsevahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi paragrahvis 58 lõige 2. Paragrahv 58 lõige 10. Propaganda või agitatsioon, mis sisaldab üleskutset Nõukogude võimu kukutamisele, õõnestamisele või nõrgendamisele või mõne kontrrevolutsioonilise kuriteo, käesoleva koodeksi paragrahv 58 lõige 2 kuni 58 lõige 9 toimepanemisele, samuti sellesisulise kirjanduse levitamine, valmistamine või hoidmine toob kaasa vabaduse kaotuse mitte alla 6 kuu. Samad teod, kui need on toime pandud massiliste rahutuste puhul või ära kasutades masside usulisi või rahvuslikke eelarvamusi või sõjaolukorras või kohtades, mis on kuulutatud sõjaseisukorda, toovad kaasa sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva koodeksi paragrahvis 58 lõige 2. Paragrahv 58 lõige 11. Igasugune organiseerimistegevus, mis on sihitud käesolevas peatükis ette nähtud kuritegude ettevalmistamisele või toimepanemisele, samuti osavõtmine organisatsioonist, mis moodustatud käesolevas peatükis ette nähtud mõne kuriteo ettevalmistamiseks või toimepanemiseks, toob kaasa sotsiaalse kaitse vahendid, mis ette nähtud käesoleva peatüki vastavais paragrahvides. Paremal seinal on samade alapunktide alusel süüdi mõistetud Ageda Andrea Paveli lugu, koos fotode ning teiste temaga seotud süüdimõistetutega. Esimeselt saab lugeda järgmist. Ageda Andrea Pavel oli 15-aastane, kui ta 1946. aastal koos sõbra Aili Jürgensoniga lasi õhku punaarmeelastele pühendatud ausamba Tõnismäel. Ageda oli koos teiste noortega varem valmistanud ja jaganud ka Nõukogude vastaseid lendlehti ning viinud sõjavangidele toitu, kuid siia Pagari tänavale toodi ta just ausamba õhkimise pärast. Ageda ja Aili teost inspireerituna hävitati Nõukogude võimu sümboleid ka Tartus ja Rakveres. Agedale endale tõi aga vapper tegu 10-aastase karistuse Budõgõtšagi vangilaagri tinakaevanduses, kaugel Magadani oblastis. Ageda karistuse aluseks olid paragrahv 58 lõige 9, paragrahv 58 lõige 10 ja paragrahv 58 lõige 11. Infotahvli alumises paremas nurgas on udune foto 24-aastasest Agedast 1954. aastal, mil ta vangilaagrist vabanes.
tõsise näoga tumedate juustega naine on poollamavas asendis ning vaatab otse sinu poole. Üks käsi toetab naise pead. Tema rinnaku ees on avatud raamat. Naine kannab ruudulist kittelkleiti. Teisel infotahvlil on Ageda ema Tatjana lugu. Ageda ema Tatjana süüks oli nõukogude vastase tütre kasvatamine, mille eest ta sai karistuseks 3 aastat vangilaagris ja 2 asumisel. Infotahvli alumises vasakus nurgas on foto Tatjanast pärast vangilaagrist vabanemist Siberis, Igarka linnas. Temaga koos on pildil tütretütar Merike, koer Musti ja kass Hamjatška. Pildil on Tatjana ja Merike puitmaja seina ääres. Tatjana istub puidust kastil ning pisike Merike seisab kastil naise kõrval. Tatjana on tõsise näoga. Tema juuksed on kinni seotud. Ta kannab mummulist kittelkleiti. Merikese heledaid juukseid katab müts ja tal on süles nukk. Koer on samuti puidust kastil. Kass on Merikese tagamaja serval. 3. infotahvlil on Ageda vanema õe Dagmar Ülenõmme, Dagmari tütre Merike Ülenõmme ja Ageda vanaema Helene Kristiine Kase lugu ja 2 fotot. Ageda vanem õde Dagmar küüditati 1949. aastal koos abikaasa Vambola ning Dagmari ja Ageda emapoolse vanaema Helene Kristiinega Siberisse. Vanaema Helene suri küüditeekonnal. Samal aastal sündis Krasnojarski krais Kullakaevurite külas aga Dagmari ja Vambola tütar Merike. Infotahvli alumises paremas nurgas on foto Dagmarist ja Merikesest. Äsja Igarkasse saabunna. Portreefotol on tume taust. Rõõmsa näoga 4–5-aastane Merike istub naeratava Dagmari süles. Merikese heledad juuksed on osaliselt suure heleda lehviga patsi seotud. Tagant on juuksed lahti. Merike kannab tumedat, heledate täppidega valge kraega kleiti. Dagmari tumedad pikad juuksed on samuti osaliselt pea taha kinni seotud. Ta kannab tumedat kleiti, käekella ja suure kiviga sõrmust. Infotahvli alumises vasakus nurgas on foto Vambolast ja Merikesest Siberis. Talvise looduse taustal kükitab paksudes talveriietes naeratav Vambola. Ta hoiab ühel põlvel pisikest Merikest. Laps on siin nii 2–3 aastane. Vambola tumedaid juukseid katab karusnahast müts. Mees kannab tumeda äärega prille ning tema pilk on suunatud põlvel istuva tütre poole. Mehe nina all on tumedad vuntsid. Merike kannab silmatorkavalt suurt karusnahkset mütsi, karakul ehk krussiskarvadega kasukat ning heledaid villaseid sukkpükse. Lapse pilk on suunatud kaugusesse. 4. infotahvlil on Ageda õepoja Urmas Ülenõmme lugu. Dagmari ja Vambola poeg Urmas lahutati küüditamisel vanematest, kui Nõukogude sõdurid alla 2-aastase poisi Aegviidu jaamas rongilt maha tõstsid. Õnneks sai Urmase altkäemaksu eest enda kätte tema isapoolne vanaema, Olga Sofie Ülenõmm. Infotahvli vasakus alumises nurgas on Urmase foto. Sellel on Urmas 1959. aastal koos emapoolse vanaema Tatjana ja Siberis sündinud õe Merikesega Eestis. Koduses õhustikus, madala raamaturiiuli ning koonus ja seinalambi ees seisab naeratav ning alla vaatav Urmas. Noore heledapäise Urmase pilk on suunatud tema ees istuvale Merikesele ning Tatjanale. Tatjana hoiab oma vasaku kaenlael teismelist laialt naeratavat sinu poole vaatavat Merikest. Tatjana teine käsi on suunatud Merikese poole ilmselt mõne söödava palaga, mida Merike omakorda oma käega eemale lükkab. Urmas kannab ruudulist särki ning Merike ruudulist kleiti. Tatjanal on seljas midagi tumedat. Ruumi kõige silmapaistvam näituse osa moodustub suurtest 2 reas olevatest paberivirnadest. Viimased on L-tähe kujulise akna all ning parempoolse seina vastas. Paberivirnad on tihedalt üksteise kõrval. Tagumises seinas on paberitornid kõrgemad, paremal pool madalamad. Kõrgemad virnad on umbes rinnuni, madalamad osad veidi alla puusa. Vanad blanketid loovad siin keldris KGB ajal olnud arhiivi mulje.